Alustuseks ma pean ütlema, et suur au on seda intervjuud täna just nimelt siin teha, just nimelt selle sama tsikli kõrval. Et siin täna, enne kui te kohale jõudsite, tehti selline äge fotosessioon ka, kus siis Hannes Soomer oli oma tsikli juures ja Endel Kiisa siin selle teise tsikli juures. Nii et kui me nüüd nagu Endel liigume tagasi teie karjääri juurde, maailmameistrivõistlustel aastal 1964 Imatras oli see, tuli 350 klassis 3. koht. Siis alustamegi sellest, et kui ma nüüd võtan seda tulemust, kas see on teie jaoks selline karjääri nagu highlight, kõrghetk või on midagi muud, mida te tahaksite esile tõsta? Kui oli Vene kord veel, siis oli selline klubide süsteem, et klubid pidid võitma. Ja et kuskil tahtsid minna saada, pidid kogu aeg võitma. Ja nii Krossis, kui Nõukogude Liit sõitis välja, Nürburgringil ma olen need rajad sõitma, MM-võistlust läbi sõitnud. Nürburgringil olin 5, siis rahvusvahelised võistlused olid Salzburgis, seal olin, katkestasin viimane ring, olin esimene, 5. klassis tulin 6. Siis Monza rajal olin 3, oli rahvusvaheline võistlus, Opaatias olin 3, see on Jugoslaavias. Siis Soomes enamuse ikka olin Pedestalil, et soomlane ükski meie vastu ei saanud. No hiljem tuli Saarinen, see oli surma ja nii et need olid kõik tähtsad võistlus, need olid maailma etapid. Ja kui sa oled seal 10 hulgas, ega see kerge pole. Absoluutselt nõus. See nõuab ikkagi tegelikult sellist väga suurt tööd ja vaeva nägemist ja usun, et sellega omal ajal rajati selline korralik tee sisse, mida mööda me saame täna siin samamoodi liikuda. Aga kui me nüüd hüppame siia tänasesse päeva, siis ma tegelikult täiesti siira uudisimuga küsin, et palju te tänasel päeval mootorisporti nii maailma kui Eesti oma jälgite? No, mis öelda praegu meie mootorspordi arengule, siis näete ise. Meie vabariik saab ise välja sõita, oma pere saab toetada. Siis ei olnud mitte midagi, mina kui hakkasin sõitma, see oli peale sõda. Siis olid kõik ühesugust vaesed. Jalgratas oli, see oli kõva mees. Siis tekkisid need väiksed põrrid. Siis edasi juba tulid, auto tulid tükimaad hiljem. Ja praegult on autod on maailma kasemel. Mootorratas koos läheb jalgrattaklassi. Nii et edu teile kõigile. Lõpetuseks. Me oleme siin ringraja võtmes rääkinud. Hannes Soomer, ma tean, et jälgite tema tegemisi ikkagi, ma arvan, suure huviga arusaadavatel põhjustel. Siis mis te arvate, kus näiteks Hannes võiks olla 5 aasta pärast? Hannesel on see hea tugi, mida meil kunagi ei olnud, tal näed, isa istub seal ja terve pere. Need on ise olnud kõvad sõidumehed, saab perega aidata ja nii on nad tõusnud nii kõrgele. Kui ikka sul taga pole pere, Vene aeg niisugust asja ei olnud, siis pidi võitma kogu aeg. Üks pere tahab ka võitu. No, uskuge, Tõnu tahab võitu.